Tšau! Tere! No näete, siin kui toredad inimesed kõik meil siin omavahel ja sõbrad oleme kokku saanud. Meil juhtus täna niimoodi, et 4 terapeuti sattus ühe laua ümber. Jah. Ja rääkisime ikka sellest, et rääkisime ikka nendest asjadest, mis on need nagu tagajärjed tavaliselt, kui paari suhe hakkab logisema. Meil endal ka kõvasti logiseb. Täiega logisema. Et tahaks nagu pigem selle juurpõhjusega tegeleda, tahaks nagu pakkuda paaridele selliseid töövahendeid ja selliseid elamusi, et ei peaks tegelema ebameeldivate tagajärgedega, vaid saaks. Aga samas ka kui on ebameeldivad asjad, siis nagu julgeda nendega tegeleda, et miks me siin koos istume, ongi üks põhjus, et kutsuda teid kuhugi, armsad paarid. Ja see on juba varsti tulemas, et ei peagi tervet aastat ootama, et kannatama veel edasi, et see lahendus on üsna pea ukse ees, et 10–12 mai siis püha suhe, siukene paaridele mõeldud nädala lõpp just siukses hästi ilusas looduslikus kohas ka Viljandimaal toimumas ja miks just nagu ma ei tea, et me oleme ka siin veet ja vilet saanud ja siis tahame teile edasi anda omi kogemusi sellisel paaridele mõeldud nädalalõpul. Ja me tahaksime lisaks meeldivale atmosfäärile, headele toitudele ja sellisele kvaliteetajale, mida te saate koos veeta, pakkuda teile selliseid põnevaid mänge, praktikaid ja tööriistasid, mis aitavad teil võib-olla minna oma suhtes sügavamale ja tuua üles need asjad, mis on jäänud kripeldama või mida ei ole saanud välja rääkida ja mis on nagu olnud takistuseks, et päris armastus saab teie vahel voolata. Kerli, nüüd on sinu kord. Vara veel. Kohe saab läbi. Mina tahan öelda seda, et näiteks, et minul on küll nii hea meel, et me saame teiega koos seda luua, et kõik need asjad, mis me seal teeme, et kindlasti need sünnivad ka hetkes, et näiteks täna, kui me kas või Kerli sinuga jalutasime ja jagasime, siis need jagamised olid juba nii sügavad, et ma arvan, et see energia või see atmosfäär, mis seal tekib, et see lihtsalt hakkab looma, et mul on küll nagu nii hea meel, et me saame koos teiega seda teha ja pakkuda seda sügavat ühendust ja armastust ja tervendust teile kõigile, kes te tulete. Ja minul on ka väga hea meel ja just kogeda ise ja näha seda, mida teie pakute, mida teie olete kogenud seni oma elus ise läbi teinud ja mida teil on edasi anda, et kindlasti me kõik kasvame läbi selle protsessi väga palju. Ja tihti ongi lihtsalt hea võttagi see teadlik aeg, et kahjuks on elu läinud siin universumis niivõrd kiireks, et kui me seda teadlikult ei tee, siis tulegi seda aega. Ja huvitav on see, et me ise iga päev tehes nii meestele kui naistele neid niisuguseid nõustamisi, teraapiaid, et siis, kui juba kõik on perses, ütleme otse välja, küll siis on aega. Siis äkki tekib aega ja siis me hakkame nagu kohe nagu võtma teadlikult ja kuulama teist poolt, aga siis tihti on juba kahjuks hilja, et ärme lase seda sellisesse kohta, eks. Et võib-olla ongi see ka, et tegelikult me peame pidevalt seda suhet üleval hoidma ja värskena hoidma, et see on kõige ilusam kingitus, mis me saame teisele teha, et kinkida seda ühist aega. Aga see võib olla väga hirmus. Kui sinu kaaslane ütleb sulle, kuule, et lähme nädalavahetuseks oma suhtega tegelema, siis see esimesel pilgul võib tunduda, et see on viimane koht, kuhu tahaks vaadata. Aga vaata seda ka kui omamoodi väljakutset, sest miks me üldse suhtesse lähme, miks me valime enda kõrvale inimese ikka selleks, et seeläbi kasvada ja õppida nii teise kui enda kohta palju rohkem ja seeläbi saada paremaks inimeseks, et võtta seda kui võimalust, mitte kui kohustust või mingisugust sellist nii-öelda hirmutavat kogemust. Hirmutavat jah, sellist elamust,
et pigem näe sellest nagu võimalust ja võtta sellest osa kui sellisest võimalusest kasvada paari suhtes. Ja minu arust juba see seltskond, mis siin on, et juba see loobki sellise nii turvalise ruumi, et see turvaline ruum, see keskkond, kus sa oled, see on loodud teile, et teie saaksite ennast hästi tunda mänguliselt, lõbusalt samuti, et seal on kõike. Et kui te lähete koju, siis mina küll arvan, et te olete palju sügavamas kohas iseendaga eelkõige ja ka oma paarilisega. Me Bellaga oleme teinud paaridele selliseid koolitused viimased 4-5 aastat, teinud neid siin Eestis ja välismaal ja me oleme saanud nagu suurepäraseid tulemusi, aga nüüd ma arvan, juhtus see Balil, kus tekkis mõte, et Tiit ja Kerli, kes ka teevad sarnast tööd, et me teeksime seda nüüd 4 koos, siis ma arvan, et juba see seltskond ja see energia, mis selles ruumis tekib koos teiega, saab olema nagu nii võimas ja meeldejääv kogemus, et see jääb meid kandma veel aastateks. Ega ei olegi väga palju kohti, ei ole, et kuskil 5 paari veel saavad meiega liituda, juba väga paljud on liitunud ja kokku vist, kui tulebki 13-15 paari, ja meid ka Kerliga just hästi teie inspireerite, et kuna te olete nagu selle sees olnud ja me nagu näeme ka, et teie nagu sõnade taga on teod ka, et te tõsiselt nagu see kõik, mis te edasi annate, et te päriselt elate ka seda elustiili ja see on nagu teie nagu siis ka kandev jõud selles suhtes, et te läbi selle hoiate ka üksteist ja iseennast ja suhet ka, et see on hästi suureks eeskujuks meile. Aitäh! Ja see ka juba hästi inspireerib meile ka nagu meelde tuletamast ja need nädalalõpud on tegelikult alati ju iseendale ka. Just. On ju, et meil nagu võib tunduda, et me nagu oleme küll ruumihoidjad, aga tegelikult me ju ise ka areneme läbi selle alati. Ja samamoodi siis iga inimene, kes tuleb, et ei ole ainult suhtega tegelemine, vaid selleks, et saaks hea suhe tekkida, on vaja kõigepealt seda suhet iseendaga paika saada ja sellele me ka kindlasti tähelepanu pöörame, et kõigepealt vaatame kõik iseenda sisse ja siis loksub juba väga palju iseenesest paika. Siis me püüame paremini mõista seda meie kaaslast, kes meie kõrval seda eluteed käib ning võib-olla viimasel päeval me keskendume just sellele suhtele. Et see suhe ise on ka nagu organism, mis vajab toitu, mis on nagu taim, mis vajab kastmist ja hoolitsemist. Mis me teeme siis seal kõik? No me kindlasti teeme natukene selliseid aktiivseid hingamispraktikaid, siis tulevad mõned sellised paarismängud, vahepeal mõnel paarilisel seotakse silmad äkki kinni ja jagamised tulevad sügavad. Võib-olla teevad mõned harjutused teevad paarid omavahel, ehk et me paneme 2 paari kokku ja vaatame, kuidas see dünaamika muutub. Bellaga näitame kindlasti mõnda sellist sensuaalset puudutust ja õpetame massaaži. Aga kõik on selline hästi turvaline ja hoitud, et alati saate kuulata iseenda soove ja oma piire, nii et ei pea tegema mitte midagi sellist, et mida sa ei taha teha, et teie ise kuulate iseennast ja läbi selle alati saate luua seda kõike enda ümber. Jaa, nii et üks on kindel ja sauna teeme ja sööme hästi ja selleks ajaks on ilm ka juba väga hea, sest see Männiku metsatalu alati hoiab meid ilmaga. Nii palju kui mina seal midagi korraldanud olen, on alati hea ilm olnud, nii et seekord saab ka hea ilm olema. Ja Kerli siis veel ka teeb juhitud siserännakuid meile, nii mis puudutavad nii iseennast kui paarilist, kui paarisuhet ja veel palju asju, mida me isegi ette ei tea, mis kõik juhtub koha peal. Täpselt. Sünnib hetkes. Pagas on päris suur, mida meil on pakkuda, ehk siis vaatame täpselt, mis kõige vajalikum sealt parasjagu välja võtta on. Tõenäoliselt väga palju see ruum, mida me üheskoos tekitame, loob selle konteineri sisu. Et sina oled selle osa. Nii et kõik inimesed, kõik paarid, kes te meid siin kuulate, näete praegu,
kui meie nagu olemus ja jutt teid kuidagi inspireerib, siis meie ainult innustame teid liituma Püha Suhe retriidiga või siis nädala lõpuga, mis on siis reede õhtust, alustame kella 5, katsume 4 kohal olla ja pühapäeval lõpetama kella 3. Nii et sellised mõnusad kuskil 2 täispäeva siis iseendaga olemist, oma paarilisega olemist ja mõnus koos veedetud aeg. Kvaliteetaeg. Kvaliteetaeg. Kõlab ahvatlevalt. Kõlab väga ahvatlevalt. Mina juba ootan huviga. Nii et tulge, võtke ühendust, kirjutage mulle või Kerlile või Bellale või Igorile, ükskõik. Ja andke endast märku ja muutused algavad otsusest. Õige. Ja mina veel ütleks siia juurde seda, et vaata kõik räägivad, et kuskil peab sul elus guru olema, et ma ütleks, et või mingi suurem õpetaja, kõige suurem õpetaja on suhe. Oh jaa. Ja see on kõige suurem guru, nii et kui sul see on nagu, kui sa seda suudad hallata, siis ma võiks öelda, et sa oled juba valgustunud, kui sa suhed suudad halguda. Meil on ka siin veel tee sinna minna, aga vähemalt tänase seisuga anname seda edasi, kus me praegu oleme ja võiks öelda, et ei ole väga kehvas kohas, vaid üsna heas kohas. Täpselt. Nii et sõbrad, head nädalavahetust. Ma ei tea, Kerli, sa tahtsid veel midagi väga öelda, sa niheled siin natuke. Ei. Väga hea, siis on tore. Ja aitäh. Ma räägin liiga palju. Aitäh teile, et te leidsite selle aja korra tulla jagama ja jääme huviga ootama ja seniks muisid kallid ja kõigile. minge tehke oma kallimale üks suur kallikõik. Ja, kallistage üksteist. ja see on kõige lihtsam asi, mida teha saate. Ja nautige seda palavat kevadet meiega koos ja me paneme, meil on siin kaminääris juba päris mõnus. Tšau. Ciao.